Oled kuulamas vaatamas taskuhäälingut Haridus kui elukutse ja sel korral on meil taas külalised EHL-ist ehk Eesti Haridustöötajate Liidust Elis Kullen ja Reimo Voltri. EHL-i 2025 aasta sündmuste graafikus üks selline suurem, tähtsam sündmus nüüd kohe tulekul. Ehk et kas siis räägite natuke, millega nüüd tegu ja mis seal saama hakkab? Ja, esiteks on meil siis juubeliaasta. EHL saab siis 35 aastaseks ja sellesse aastasse on siis sattunud nii-öelda ka meie üldkoosolek, mis on meie põhikirja järgselt siis kõige kõrgem nii-öelda juhtorgan, kus siis kõik meie liikmeks olevate organisatsioonid, meil on 17 liikmesorganisatsiooni, et nendest siis saadetakse esindajad siis üldkoosolekule ja üldkoosolekule siis saadetakse esindajad vastavalt siis iga 100 ametiühingu liikme kohta, liikmesorganisatsioonil on siis üks esindaja võimalik saata üldkoosolekule ja üldkoosoleku funktsioon on siis just põhikirja uuendamine, kui vaja on, seekord me oleme näinud, et on vaja põhikirja uuendada ja siis eelneva perioodi arengukava nii-öelda analüüs ja kokkuvõte ja siis kõige olulisem osa võiks öelda on peale põhikirja muudatuste on ikkagi siis järgneva 4 aasta nii-öelda eesmärkide seadmine ja arengukava vastuvõtmine, et kuidas me saaksime ka järgneval 4 aastal siis võimalikult hästi oma liikmete ja üldisemalt kogu Eesti hariduselu eest seista, et see on nagu siis üldkoosoleku kui konkreetselt selle organi roll ja meie pidupäeva puhul siis on lubanud ka meie vabariigi president tulla meid õnnitlema, tervitama ja siis haridus ees seisvaid probleeme siis üheskoos lahkama. Ja lisaks siis üldkoosolekule toimub samal päeval siis ka EHL-i volikogu, kuhu kuulub siis kõigist liikmesorganisatsioonidest üks esindaja ja kui organisatsioonis on rohkem kui 1000 liiget, nagu Tallinna organisatsioon, siis sealt on ka 2 esindajat. Ja see organ siis valib meil siis uue juhatuse, uue esimehe ja siis ka revisjonikomisjoni ja kinnitab siis volikogu liikmed, kes siis järgneval 4 aastal üldkoosolekute vahelisel ajal on siis kõrgemaks organiks ja juhatus valitakse, juhatus siis on igapäevane selline juhtorgan volikogude vahelisel ajal. Nii et selles mõttes tõhus pikk ja otsuseid täis päev, mille tulemusena loodetavasti me tõesti saame sellist ka uut hingamist ja paremat, veel paremini suudame Eesti õpetajate ja teiste haridustöötajatest seista. Milline siis on see liikmete roll, ütleme, sellise suure protsessi ka ettevalmistamisel ja nende mõtete kogumisel ja kokkukoondamisel, et kuna me, see teada juba oli eelmine pool aastat, et meil üldkoosolek tuleb ja siis konkreetsed kuupäevad kinnitati siis jõulueelsel EHL-i volikogul, siis sealt alates me oleme ka oma liikmesorganisatsioonide volikogusid ja siis ka nii-öelda tavaliikmeid informeerinud, kutsunud üles kaasa mõtlema selle üle, et millised meie järgmiste aastate siis eesmärgid võiks olla, meil on eraldi siis olnud siis töös see põhikirja muudatuste töörühm ja siis lisaks ka on olnud arengukava töörühm ja nüüd selle arengukava töörühma siis tulem on saadetud ka liikmesliitudele ja nemad siis omakorda on loodetavasti seda ka tutvustanud oma liikmetele, et tõesti iga õpetaja saaks soovi korral kaasa rääkida ja mõelda selles osas, et millised need meie organisatsiooni sammud järgnevatel aastatel oleks ja oleme üles kutsunud ka kõiki õpetajate ametiühingu ehk EHL-i liikmeid siis ka mõtlema sellele, et kes võiks olla need meie järgnevate aastate juhtfiguurid ja kriitiliselt vaatama ka endale otsa, et äkki oleks just sina, Eesti õpetaja, see, kes siis võtaksid vastutust ja jagaksid oma võimekust ka EHL-i tasandil, et me saaksime veel parema organisatsiooni tegutseda. Kas on ka mingid punktid siis päevakorral, mis on sellise kesksema tähtsusega või rohkem seal tuumikteemad, mida tasuks välja tuua?
selles mõttes, et eks me tõesti selles uues arengukavas tahame ja ka põhikirjas tegelikult me täpsustame nii-öelda erinevate, EHL on selline kihiline struktuur, et EHL tegelikult on selline katusorganisatsioon, kuhu kuulub 17 liikmesorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonid kui juriidilised isikud siis koosavad omakorda siis üksik ametiühingu liikmetest, keda on siis praegusel hetkel mingi 7500 umbes. Aga et siis me just uue põhikirja versioonis ka täpsustame seda erinevate tasandite rolle, et millisel tasandil siis millist vastutust peaks organisatsioonis kandma, milline tasand ja siis, et kuidas me saaksime võimalikult efektiivselt ja paremini Eesti õpetajates seista. Ja siis arengukavas me näemegi, et me võiksime siis järgnevatel aastatel just sellist sektoripõhist lähenemist võib-olla rohkem arendama, et tõesti alushariduse õpetajate huvide eest siis rohkem seismiseks peaksid ka need alushariduse õpetajate koonduma rohkem, nende usaldusisikud rohkem nii-öelda siis omavahel koostööd tegema, samamoodi kutsehariduse õpetajad ja me oleme siin praegu sellises protsessis ka, kus siis üldhariduskoolide õpetajatel sai siis see hariduslepe sõlmitud, karjäärimudel nii-öelda kokku lepitud, aga kutsehariduses ja alushariduses on need teemad just praegu üleval, et siis tõesti ka kaasata just sektoripõhiselt neid õpetajaid võib-olla rohkem ja panna neid suunata neid omavahel koostööd tegema. Ja siis kindlasti on ka meie väljakutse see, et võimestada liikmesorganisatsioone, et kohapealseid kokkuleppeid oleks parem teha ja me suudaksime rohkem siis ka liikmesorganisatsiooni tasandilt kõnetada neid õpetajaid, kõiki õpetajaid, ka neid, kes ei ole veel meie liikmeid, aga et nad siis leiaksid tee õpetajate esindusorganisatsiooni. Nüüd selline suure tähtis sündmus, et kui nüüd veel öelda, mis on see nagu hea tugev põhjus, et sinna kindlasti tulla kohale, et mitte vaadata lihtsalt, et kuupäev kalendris, sellised suured sõnad, aga et päriselt osa võtta. Jah, selles mõttes päris nii ei ole, et iga õpetaja saab sinna tulla, et see on liikmesorganisatsioonid ise otsustavad, kes konkreetselt esindajaks siis nii-öelda sellel üldkoosolekul saab tulla, aga ja loodetavasti siis leitakse siis ka need esindajad kõige paremad, armukamad, aga kindlasti on oluline ka see, et need teemad, mis seal arutusel tulevad ja need kandidaadid, kes esitatakse, siis liikmesliitudes ka läbi arutataks ja tutvustataks neid ka siis teiste nii-öelda lihtliikmetele, et ka nemad saaksid arvamust avaldada, et keda nemad näevad, et võiks järgnevatel aastatel olla meie esindajad või ütleme siis meie juhtorganites liikmed, pluss siis see, et ikkagi õpetajad ka räägiksid kaasa sellest, et millised need meie järgnevate aastate väljakutsed ja ka lahendused oleks ja selleks tõesti, kuigi ütleme üldkoosolekul otseselt esindajatena, on oodata seal kuskil mingi peaaegu 90 inimest üle Eestis, aga me kindlasti, kuna meil on juubeliüritus, mis on siis nii koosolekud kui ka siis järgneval päeval konverentsi osa, et see on kõik terviküritus, et me kindlasti ootame ka nendele nii üldkoosolekule ja volikogule kõiki neid konverentsil osalejaid ka koosolekutel osalema, kaasa mõtlema ja sellist laiemat pilti ka nägema ja saama ja siis ka võimalusel oma sisendit andma, et see ei jääks sellisele väikse tõesti juhtorganite tasandile, vaid et seda nuusutamist vähemalt viia ka laiemale tasandile, et kõik tunnetaksid seda EHL-i kuulumise tunnet ja seda, et nad saavad kaasa rääkida, et see on hästi oluline ja neid teemasid ja kõik õpetajad loomulikult see 7500 ei saa meil liikmed sinna kohale tulla, aga neid teemasid tegelikult ka koha peal enne saab arutada ja anda sisendit oma esindajatele, et kuidas siis ikkagi, milliseid teemasid veel tõstatada, mis meie hariduse ja õpetajaskonna ees seisavad. Ehk et üldkoosolekule siis tavaliikmed päris kõik kohale tulla ei saa, aga eeskätt tulevad kohale esindajad ja siis, kes siis annavad edasi oma sõnumid, mõtted ja samamoodi siis võtavad kõik selle, mis sealt üldkoosolekult võtta on ja viivad enda liikmeteni, et just,
just, ja selles mõttes on see oluline ka see, et ka edaspidi kui meil iga-aastaselt üldkoosolekute vahelisel ajal volikogu käib koos, mis on siin meil, nagu ma ütlesin, igast liikmesorganisatsioonist 1-2, aga meil on oluline ka see, et me oleme nii-öelda igal volikogu liikmel on ka asendusliige, keda me ka hoiame infoväljas kogu aeg ja kaasame, et siis tegelikult, et ka need küsimused ja otsused, mis volikogus tehakse, et need ikkagi ka jõuaksid ka nii-öelda allapoole ja usalduslikud ise oleksid ka ja lihtliikmed läbi oma usalduslikute oleksid ikkagi ka varmad küsima ja nii-öelda infoväljas olema, et mis siis EHL-i tasandil on mingis küsimuses arutatud ja otsustatud ja miks, sest kindlasti loomulikult üle Eesti meil on ikkagi väga palju erinevate mõtete ja soovidega õpetajaid ja nii mõnigi otsus, mida EHL teeb, ei pruugi olla esialgu ka arusaadav, et miks, et mina arvan ju teistmoodi ja miks minu esindusorganisatsioon on teinud sellise otsuse ja siin on kindlasti väga suur roll just meie liikmesliitude esindajatel volikogus, kes siis peaksid viima ja loodetavasti ka viivad ja edaspidi veel aina rohkem, kui me siis seda infot ja ka neid arutluskäiku ja mõttekäike, et miks me oleme praegusel hetkel vähemalt üle-Eestise organisatsioonina leidnud, et on mõistlik teha ühtemoodi ja mitte teistmoodi, kuigi võib-olla mina isiklikult arvan, mingi õpetaja mõtleb, et tema mõtleb teistmoodi. Aga see ongi see ka demokraatia võlu ja valu, et ikkagi enamus otsustab ja me peamegi vaatama EHL kui üleriigiline organisatsioon, et kuidas nagu enamus piirkondi arvab, mitte ainult see, et mida arvab Võrumaa või mida arvab Saaremaa või Tallinna. Ja need arvamused võivad olla väga erinevad, aga ja just selle arusaama tekkimiseks ka see on oluline ka lihtliikme tasandini välja see info jõuaks. Seda me ka püüame teha ka oma infokirjade kaudu, mis on suuremad otsused ja miks need on, aga kõiki volikogul arutatud teemasid me tõesti ei kajasta seal nii üksikasjalikult. Et kui nüüd küsidagi veel sellest lihtliikme siis vaatest, et mis on see hea kanal või viis, kuidas tema saaks seda infot kindlasti kätte, ehk siis, et mida arutati, mis otsused vastu võeti, et kuidas see nendeni jõuab? Me oleme praegusel hetkel kõige enam kasutanud infokirja formaati, mida me igakuiselt anname siis ülevaadet, et mis on haridusmaastikul üldisemalt teoksil ja millega EHL siis on nii-öelda toimetanud. Aga uues arengkavas on ka väga selgelt ikkagi meil plaanis neid suhtluskanaleid edasi arendada, et tekiks siis teatud suhtlusplatvorme rohkem, vähemalt ikkagi usaldusisiku tasandini kindlasti, et oleks võimalik ka üle-eestiliselt usaldusisikutel omavahel suhelda ja ka kogemusi vahetada, rääkimata siis volikogu tasandist. Aga kindlasti üks oluline koht on ka liikmesliitude enda nii-öelda sisemine info jagamine ja ka kaasarääkimine, et see, et üks asi on see, et EHL-i tasand ja praegu me räägime EHL-i kui katusorganisatsiooni üldkoosolekust ja volikogust, aga tegelikult lihtliikme jaoks võib-olla olulisem isegi on see oma piirkondliku organisatsiooni juhtstruktuurid ja nende tegemine ja seal kaasa rääkimine, sest väga palju otsuseid ikkagi, mis konkreetset üksikõpetajat puudutavad, tehakse ikkagi kohaliku omavalitsuse tasandil ja seal toimuv on tegelikult väga oluline ja seega siis on oluline just ka seal tasandil kaasa rääkida ja liikmesorganisatsiooni siis juhtimisse kaasa löömine ja olla aktiivne ja küsida küsimusi ja olla infoväljas, et ja saada ka teha ise ettepanekuid, mida võiks EHL teha läbi oma esindajate, aga loomulikult võib ka alati EHL-ile otse kirjutada meie kontorisse, aga ütleme, et selline mõistlik on jällegi alati neid enda mõtteid läbi arutada kõigepealt ikkagi piirkondlikul tasandil, et võib-olla see ongi see, et see on ainult ühe inimese mõte, aga teised näevad seda teistmoodi, et nagu ma ütlesin, et EHL katusorganisatsioon ei saa alati ka kõigi 7500, loodetavasti varsti 8000 ja siis 18 000 ja siis 28 000 liikme nimel üksikinimeste arvamusi ainult esindada.
Ehk siis kindlasti tasub jälgida, et uudiskiri jõuab postkasti. Ja meie Facebooki ja Instagrami jälgida saab igaüks isegi siis, kui ei ole meie liige, et saate teada ka mitteliikmed, millega me tegeleme, milliseid samme me kõigi Eesti haridustöötajate heaks astume ja siis ka leiate võimaluse ehk liituda. Ka tudengid, karjääripöörajad, kes vaatavad selle valdkonna eriala poole, et oleks ikkagi võimalikult palju infot käes ja sellist arusaamist ja tervikpilti, et mis on toimumas. Selge. Nüüd, kas on veel midagi siis selle volikogu koosoleku ja usaldusisikute aastakonverentsi kohta, mida te tahaksite mainida välja tuua? Ehk siis ka võib-olla see kuupäev, millal toimumas? Meil on nad siis toimus 29. mai ja 30. mai ja kui me esimene päev on tõesti selline pidulik siis tähistamine ja koosolekud ja valimised ja siis teisel päeval on selline koolituse pool, konverents koolituse pool, mida siis juhatab sisse päevakohase siis ettekandejaga meie haridus- ja teadusminister ja siis tutvustame ka seal karjääri siis seda mudelit ja selleks ajaks juba vastu võetud neid uuendatud kutsestandardeid ja siis lähemegi edasi sellise koolituspäevaga, kus käed külge ja uuest arengukavast lähtuvalt just siis saame seda koolitustemaatikat vaadata ja kuidas võimalikult efektiivselt kõike seda ellu viia. Hea võimalus kohe siis hakata küsima ka nende koolituste kohta, mida EHL pakub, aga ma ühe küsimuse veel torkaksin siia vahele, ehk et kui nüüd on neid, kes tulevad sinna koosolekule päris esimest korda, et kas on mingit soovitust, nõuannet, milleks valmis olla? No me kõigile siis saadame ka ette materjalid, millega saab tutvuda, kui ikkagi kohale tulla, siis on mõistlik ka neid materjale läbi lugeda, kui oled esindaja või kui ka ei ole esindaja, siis eriti kui ei ole esindajana kirjas, siis kindlasti anda oma mõtteid edasi oma esindajatel, aga ma loodan, et meil jääb ikkagi piisavalt ka aega, et kui on kellelgi ikkagi pakilist küsimust ka mitte esindajana, aga ta kohal oled, et siis ja nende päevakorrapunktide kohta eelkõige, siis saab ka seal küsida, et olla avatud meelega ja nii-öelda siis edasiviivalt mõelda ja kaasa ettepanekuid teha, et kindlasti me võtame kõik ettepanekud vastu ja siis saame arutada, kas ja kuidas me saame neid ellu viia, aga oluline on just, et me räägime siin EHL-ist kui katusorganisatsioonist ja me räägime just nendest väljakutsetest ja võimalustest, mida me riigi tasandil saame eelkõige ära teha. Selge. Ja koolitused. EHL toetab oma liikmeid ka koolituste kaudu. Ehk siis mida need koolitused endast siis täpselt ette kujutavad? See oleneb väga koolitusest. Et meil on sisuliselt nagu 2 lähenemist. Et me koolitame nii sektoripõhiselt kui siis ka ametiühingu rollipõhiselt. Et olenevalt koolitusest siis me pakume väärtust vastavalt siis sellele. Kellele need koolitused siis täpsemalt suunatud on? On nii usaldusisikutele eraldi koolitused, on ka lihtliikmetele on koolitusi, juhtorganite kaupa nii juhatusele kui volikogule, et üldiselt ametiühingu liikmetele. Okei, ühesõnaga tundub, et kõik on kaetud. Ja. Kas need koolitused on liikmetele tasuta? Jah, on küll liikmemaksu sees üldiselt. Jah, ehk siis, et liikmemaks Just. ja seal sees. Ja huviline, kes siis tahab seal koolitusest osa võtta, ma saan aru, et on koolituste kalender? Jah, on küll. Seda me uuendame jooksvalt. Vahepeal on vaja ümber tõsta, aegu muuta, aga jah, on täitsa olemas. Sellele sihtrühmale, kellele konkreetselt see on nüüd mingi koolitus on mõeldud, siis nendele me saadame nii-öelda sihitult info, et ja seetõttu ei pruugigi näiteks teada, et lihtliige ei pruugi teada, et praegusel hetkel tulemas on usaldusikute koolitus või lasteaiaõpetaja ei pruugi teada, et parajasti on kutseharidusõpetajate koolitus käsil, et me ei taha oma liikmete postkaste nii-öelda risustada, vaid me tõesti siis sihitult neid püüame teha. Ja siin me räägime eelkõige nendest koolitustest, mis on EHL-i tasandilt. Aga me väga palju või väga mitmed meie liikmesorganisatsioonid teevad ikkagi ka oma piirkonna tasandil koolitusi ja seda ikkagi päris palju ka just lihtliikmete tasandil, mida meil võib-olla on natuke vähem riigi tasandilt, aga seal on just rohkem piirkonna tasandil on just neid rohkem.
Kuidas te ise näete, et mis see peamine väärtus on, mis sealt koolituselt siis saadakse nii organisatsiooni vaatest kui ka sellest liikme vaatest? No mina ütleksin, et see, esiteks see sünergia, et tullakse kokku ühtse organisatsioonina ja teiseks kindlasti see sisu pool, et olgu see siis kas mingisuguste, ütleme, seadusmuudatustega kurssi viimine või tööõigusalane koolitus, et see sisu on ka väga suur väärtus. Et tõesti me alustasime nii-öelda nüüd sektoripõhiselt lasteaiaõpetajate koolitustega ja meil oli dilemma, et esimese tegime ära füüsilise kokkusaamisena ja siis oli dilemma, et kas teha teine ka ikkagi füüsiliselt või digitaalselt aga esimese nii-öelda koolituse tagasiside oli just see, et see oli just oluline füüsilise kokkusaamiselt, et me saame ka rääkida teiste nii-öelda nende õpetajatega, et kuidas neil on, kuidas ka see on väga suur väärtus tegelikult, see lõunalauas rääkimine ja nii edasi, mida digitaalsel juhul ei ole. Ja tõesti, ja mitte me ei koolita ainult see, et oma sisesed spetsialistid ja kogemuste vahetamine, vaid on oluline ka see, et me kutsume ikkagi väljast eksperte, näiteks kui oli nüüd seaduse muudatus, alushariduse seadus, siis me kutsusime ministeeriumist ja Lastekaitse Liidust ja nii edasi neid, kes on just sellesse väga selgelt selles protsessis olnud ka need uuendamiste protsessis ja just erinevaid tõlgendusi ja nii edasi, et see on ka kindlasti see oluline. Seal me oleme varasemalt siin nendes episoodides rääkinud rohkem usaldusisikutest, ehk et kas seal on ka siis konkreetsed koolitused usaldusisikutele, kas nemad on ka selles protsessis kuidagi rohkem seotud seal sees? No ütleme niimoodi, et rohkem sees ei ole, kui et info väljas ja siis tulge kohale ja olge koolitatud ja suhelge. Aga küsin äkki nii, et siis nüüd see üldse usaldusisikuks seal saamine ja nii, et kui inimesel on huvi rohkem kaasul ja rohkem panustada, ehk siis nüüd kas ka seal mingisugustel koolitustel osalemine võib aidata tal siis kas olla parem usaldusisik siis selles enda rollis? Ja kindlasti, et meil on kohe täiesti eraldi uute usaldusisikute koolitus kord aastas, oleme seda teinud sügiseti ja sellel on väga otsene nagu ütleme, panus või väärtus siis sellesse, et see usaldusisik oleks pädev, ta teaks, kuidas olla kõige paremini info väljas ja samas, kuidas ise siis olla niisugune nagu suhteliselt asendamatu võti siis nii-öelda lihtliikme ja ütleme katusorganisatsiooni vahel. Ja kindlasti ka kuidas olla partner oma töökohal, oma juhtkonnale, sest kindlasti meie, kuigi võidakse arvata, et ametiühing, et kui mingi ajalooline taak, et see on vastandu ja ei, kindlasti meie eesmärk ei ole vastanduda, meie eesmärk on kindlasti koostöiselt asjadel lahendusi leida ja meie kogemus ikkagi näitab, et seal, kus meil on organisatsioon juba loodud, kus on osakond loodud, haridusasutus ja kus on tegus usaldusisik, siis seal ikkagi on see tõenäoliselt jõutakse konfliktini juhtkonnaga ikkagi oluliselt väiksem, sest juba varasemas astmes suudetakse leida nii-öelda tuge liikmesorganisatsioonilt, meie juristilt, juhatuselt, esimehelt ja me saame neid asju niimoodi, aga mis meie huvi on ikkagi see, et usaldusisikud oleksid pädevad, et just selliste situatsioonide siis ennetamiseks ja ka siis oma liikmete pädevaks toetamiseks ja usaldusisik on ka infoväljas, et ta teab, kui tal ise endal veel ei ole piisavalt kompetentsi, siis kelle poole ka pöörduda, et kindlasti see on oluline ja kui ikkagi on ka näha, et kas usaldusisik hakkab väsima, ei taha enam või siis tunneb, et ta tahaks, et keegi tema kõrval oleks, siis kindlasti kui on mõni tavaliige või sa ei ole veel oma ametiühingu liige, näed, et tahaks ikkagi rohkem panustada, et siis soovitame ka neil, ütleme siis tulla usaldusisiku koolitusele, näiteks ka nendel osakondadel, kus on suuremad osakonnad, et kindlasti võiks olla ikkagi ka ametiühingu osakonna nii-öelda juhatus ja need juhatuse liikmed võiksid ka tegelikult selles usaldusisiku koolitusel käia, et teada rohkem võimalustest, ka olla juriidiliselt pädevam ja nii edasi. Koolitused kindlasti aitavad tõsta nende inimeste kindlustunnet oma rollis tegutsemiseks. Ja võib-olla ka seal, nagu sa ütlesid, et kui inimesed on juba kokku tulnud ühes kohas, et siis on ka lihtsam sõnastada ja mõtestada neid ühiseid väärtusi,
et kõik need protsesse, mis toimuvad ning olla kursis siis ka muutustega, mis on toimumas. Ma ütleksin veel nii palju võib-olla selle usaldusisikute koolituse või usaldusisikuks olemise kohta, et meie, mille poole me püüdleme, on veel see, et usaldusisikud või potentsiaalsed usaldusisikud ei mõtleks seda rolli kuidagi hirmsamaks, kui see tegelikult on. Sest tegelikkuses loomulikult võib ju mõelda, et kui sa ei ole eriti selles rollis, et appi seal on nii palju tööd, tegelikkuses ikkagi meil ei ole nüüd iga päev või iga nädal 10 tundide viisi seda tegevust, et olla infoväljas ja sa võib-olla oleksid ka selles infoväljas ka tavaliikmena, et millised muudatused toimuvad ja mida on vaja teha ja mingid ajad on loomulikult kiirevad, mingid ajad mitte, on vähem kiired, aga kindlasti seadus tegelikult näeb ette, et usaldusisikul on õigus oma usaldusisiku tööd teha 4 tundi siis oma tööajast võib ta kulutada siis ametiühingu töö tegemiseks. Me kindlasti üks arengukava, üks väljakutsetest, järgmise perioodi väljakutsetest on ka see, et me tõesti tahame jõuda ka üleriigiliselt ja kohalikel tasanditel kokkulepeteni selleni, et reaalselt ikkagi kõik usaldusisikud saaksid selle aja ka tõesti päriselt kätte, mitte see ei oleks selline ainult formaalselt seaduse tasandil kehtestatud, aga et seda ei järgita, vaid tõesti oleks siis õpetajal see lastega kontaktis oleku aeg väiksem, et tal päriselt jääks seadusest tulenev õigus seda aega kasutada, et see on oluline ja tähele panna ja kindlasti see on ka ennast arendav, mitte ainult see, et ma olen õpetaja, et mul ei ole võib-olla kartus, et mul ei ole aega ja mul ei ole ka oskusi me arendame, aeg on seadusest tegelikult tulenev ja me teeme ka teatud selliseid motivatsiooniüritusi ja nagu ka see konverents on kindlasti arendav, aga natukene ka motivatsiooniüritusena käsitletav, nii et ja see sünergia, mis tekib, on kindlasti oluline. Kes koolituste vastu huvi tunneb, infot kindlasti saab EHL-i kodulehelt ja taaskord hoida silm peal infokirjadel, ehk siis, et kui on ka sihitud kirjad, et suur tõenäoliselt, kui seal koolitusest räägitakse, siis see võib olla midagi, mis on sinu jaoks. Jah, et üks asi on usaldusisikute koolitused üldisemalt, aga teine asi ongi, et meil, nagu ma mainisin, me hakkasime tegema juba sektoripõhiselt, sektoritena me mõtleme siis siinkohal alusharidust, kutseharidust, üldharidust ja loodetavasti ka järgnevatel aastal saab meil rohkem tähelepanu ka huviharidus, et hakkasime tegema alusharidusõpetajatele, sügisest hakkab meil rohkem ka siis kutsehariduse temaatilist liikumist olema, et kindlasti on need mis, kuna kutsehariduses on neid, kui me räägime üldiselt, et hariduses on hästi palju reforme ja muutusi, siis kutsehariduses on neid eriti palju ja veel rohkem ja alustades sellest, et meil on ju ikkagi nüüd mitte sellest õppeaasta sügisest või järgmisest sügisest me läheme ikkagi ka sellele 18-aastaseni kehtiva õppimiskohustuseni, mis puudutab just eelkõige siis gümnaasiumi ja kõige rohkem arvatavasti ikkagi kutseharidust, et neid siis ka valgustada ja arutada, et millised need väljakutsed on ja kuidas me ka õpetajatena nendega oskaksime arvestada ja siis ka oleksime valmis nendeks väljakutseteks ja kindlasti ka riigi tasandil me, kuna kutseharidus on praktiliselt kõik kutsehariduskeskused on riigi pidada, siis ka riigiga saame koostööiselt arutada, et see üleminek oleks võimalikult valutu ja õpetajad oleks võimalikult informeeritud. Et see on ka see nii-öelda sektori põhine, see, mis me kindlasti tahame rohkem viia siis nii-öelda nii usaldusikuteni, aga ka lihtliikmeteni, et alushariduse ehk lasteõpetajatel olid need koolitused ikkagi ka mitte ainult usaldusikutele. Ja ma tahaksin veel eraldi välja tuua meie sellise püüdluse siis kaasata rohkem just õpetaja tudengeid, et just sügisel, kuna meil on nüüd sellest aastast on tööl eraldi noortevaldkonna koordinaator, siis sügisel tema eestvedamisel siis me oleme planeerinud nii siis Tallinna kui ka Tartu
Tartu ülikoolide õpetajaõppe tudengite organisatsioonide esindajaid siis viia Soome ametiühinguga tutvuma sellise koolituspäeva raames. Ja me ise oleme nüüd varasematel aastatel ja oleme planeerinud ka sellesse aastasse siis selliseid, kutsugem siis koolituseks samamoodi nendes ülikoolides siis tööõiguse näol, et jällegi olla pildis ja ka tagada siis meie tudengitele selline nagu teadmiste baas vähemalt oma tööõigustes, kui nad tööpõllule hakkavad sisenema. Sest väga paljud tegelikult sisenevad ikkagi ka tööellu juba tudengi ajal, et neil oleksid teadmine ja oskused juba siis, et millised väljakutsed nii-öelda ka töölepingu sõlmimisel on, mida tuleb tähele panna töölepingu sõlmimisel, töölepingu lõpetamisel ja nii edasi, et see on kindlasti väga oluline, et õpetaks õppijad ka sellega oleks kursis ja seda me oleme aastaid teinud ja teeme ka edasi. Ja miks me Soome just läheme, Soome on näiteks kõige lähemal meil ja teiseks seal on ikkagi väga süsteemselt lähenetud sellele ka õpetajaks õppijatele ja nende siis toetamisele ja tahamegi siis vaadata, et kuidas ja näidata siis ka nendele noortele, et kuidas seal ja mis alustel see toimib ja miks siis ka seal tudengid koonduvad siis selle ametiühingu alla juba nii-öelda siis tudengi ajal ja millist kasu nad saavad ja millised kasu nemad saavad organisatsioonile anda, mis on ka väga oluline. Selge soovitus kõikidele õpetajatele, tudengitele, karjääripöörajatele. Elu käib, toimumas on palju, hoidke kindlasti EHL-i tegemistel silm peal, püsige kursis ja aitäh teile saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Täname kutsumast. Ja järgmiste kohtumisteni.